Tere tulemast kuulama Kodutütarde ja noorte kotkaste podcasti Alati valmis. Siin podcastis räägime me kodutütarde ja noorte kotkaste lugudest, kogemustest ja asjadest, mis on oluline nii meile kui teile. Ja seekord on eriti põnev osa, sellepärast et me oleme metsas, me ei ole stuudios, vaid me oleme tulnud otse põllule ja otse Mini-Erna patrullvõistlusele. Ja seekord on siis 30 lausa, mis tähendab, et see on eriti eriline ja me jagamegi erinevate osapoolte kogemusi, teadmisi, vaatame, kuidas üldse läinud on. Praegu, kui me seda salvestame, on laupäev, mis tähendab, et Mini-Erna on justkui poole peal. Pool on tehtud ja pool on veel ees. Nii et saame teada, kuidas see esimene pool läinud on ja teada ka mõned üllatuslikud osad, mis seal teisel pool tulemas on. Aga me alustame sellest, et proovime üldse aru saada, mis asi see Mini-Erna on. Selleks olen ma kutsunud siia Marise. Maris, räägi üldse, kes sa oled, mis sa teed ja natuke enda kogemusest ka Mini-Ernaga ja Ernakesega seoses. Töötan siis Kaitseliidu peastaabis, olen noortekotkaste peavanema asetäitja ja samamoodi siis kannan vabatahtlikku rolli, ehk siis olen Lääne malevas noortejuht. Ja täna sa kannad siin, ma saan aru, kahte rolli ka samamoodi. Kahte rolli, et esindan peastaapi, aga samamoodi täna on siis ka minu enda noored, minu rühma noored siis võistlevad ja nii, et olen ka esindaja rollis. Kas sul on varasemalt olnud ka kogemus Mini-Erna ja Ernakesega? Ja kuna ma ise kasvasin välja siis kodutütrest ja siis sain ise käia 4 Ernakesel ja 2 korda ka läbisin Mini-Erna võistluse. Väga põnev ja mis nagu sellega kohe seoses meelde tuleb nende võistlustega? Kindlasti hästi palju seiklusi, põnevaid mälestusi. Sai, ma arvan, väga palju higi ja pisaraid valatud, aga eelkõige selline tore mälestus, et midagi väga ägedat ja rasket on seljatatud ja tehtud. Aga kui sa praegu peaksid võrdlema justkui enda rolli, üks roll on see, et oled sa peastaabi esindaja, ja teine on esindaja. Kumb on keerulisem olla? Esindaja kindlasti. Miks? Sest ikka muretsed, et kuidas poistel läheb ja kas neil on hästi ja nii, et see on, ütleme, kergem on olla rajal kui esindaja rollis. Ja kuidas praegu poistel läheb? Väga hästi, väga tublid on. Küll läbi märjad, aga super rõõmsad, nii et... Jah, meil on selline huvitav ilm siin nädalavahetusel, kus vahepeal paistab päike ja siis saab samal ajal vihma või siis saab lihtsalt padukat. Ja ikka. Ja ikka. Nii et poisid saavad nagu kõike, mis üldse saab tulla, on ju. Aga räägi natuke, mis asi see Mini-Erna on? Et võib-olla meil on mõni kuulaja vaataja, kes pole kunagi kuulnud sellest, et mis see Mini-Erna üldse endast kujutab? See ongi siis noortekotkaste patrullvõistlus. Iga aasta see siis toimub juuni lõpus, juuli algul ja kus siis poisid saavadki enda oskused, teadmised, kõik õpitu proovile panna. Neid ootab ees selline 60 kilomeetrit pluss miinus oleneb aastast siis selline matk ja milles on siis erinevad kontrollpunktid. Ja alustades siis, sidest, meditsiinist, lõkkest kuni siis meeskonnatöö ja selliste nuputamist ülesannetele välja. Aga kuidas sa näed, kuidas ajaga need patrullvõistlused muutunud on? Et kas nad mingid asjad on läinud, ma ei tea, detailsemaks või on tegelikult see patrullvõistlus jäänud ajaga sarnaseks? Ma arvan, et mõnes mõttes on jäänud samaks, aga samas ma arvan, et ülesanded ja teemavaldkonnad on ikkagi muutunud, sest kui mina olin kodutütar, siis meil ei olnud näiteks drooni valdkonna üldse, et erinevad teemad on nüüd juurde tulnud, et noored on rohkem teadlikumad, ma ütleks ka targemad nüüd, nii et see sisu poolest on kindlasti võib-olla selline samm või mitu sammu edasi teinud. Aga kuidas sina kõigepealt juhendajana oled rahul selle Mini-Ernaga? Siiani olen hästi. Kõik sujub ja kõik on hästi ja poisid saavad ka täna natukene puhata ja nii, et nende emotsioon oli hea, nii et kui nemad on rahul, siis olen ka mina rahul. Ja nüüd, kui sa vaatad riiklikult vaadet, sina kui peastaabi esindaja, siis kuidas sa rahul oled? Ütleme, korraldajad on oma töö väga hästi teinud ja saangi neid usaldada ja kõik sujub kenasti, nii et saab rahul olla. Aga kuidas sul tunne on, kas see, et on nüüd juubeli aasta sellel aastal 30, kas tähistatakse seda nii, nagu võiks tähistada ühte juubeli aastat? No ikka, ikka korralik proovilepanek, et
maastik on selline mõnusalt, ei ole midagi nii kerge, ilm paneb proovile, punktid panevad proovile, nii et täpselt nii, nagu peab olema. Ma küsin kõikidelt lõpetuseks ühe küsimuse ka. Ja see küsimus on, et mis loom sinu arvates Mini-Erna sellel aastal on? Rebane, sest on selline salakaval. Salakaval, väga põnev. Natuke kõike. Natuke kõike ja see on praegu paistab päike kütab meile lihtsalt peale ja enne 5 minutit tagasi sadas lihtsalt vihma. Aitäh, Maris, et sa andsid meile natuke sisevaadet, mis asi see Mini-Erna on, natuke seda juhendaja vaadet, peastaabi vaadet. Meie lähme nüüd sisse korraks ja vaatame, mis meile räägivad ka peakohtunik ja peakorraldaja sellest Mini-Ernast. Ja oleme nüüd rajalt võtnud peakohtuniku Mariti. Tere, Marit! Tere! Enne kui me läheme sisse selle Mini-Ernasse, siis räägi üldse, kes sa oled lühidalt, et kuulajad ja vaatajad teaksid ka sinust natuke rohkem. Mina olen siis endine Viru ringkonna kodutütar. Alustasin ise kodutütrena, siis hakkasin noortejuhiks, sain noortekotkaste rühmapealiku abiks ja siis sain juba kodutütare rühmanema abikoha ja siis tuli selline huvitav katsumus nagu Ernake 2024 korraldamine ja nüüd ma olen siis siia jõudnud omadega. Kas sa Ernakesel käinud oled ka? Ja ma ise käisin 3 Ernakesel. Kuidas meeldis? Need on ühed sellised kõige katsumusrohkemad kogemused on, mis ma olen teinud vist. Ehk siis, kui ma mõtlengi, et ma pean selle ära tegema, et siis ma korrutan endale, et Marit, sa oled 3 Ernakest läbi käinud, kui raske see ikka olla saab? Aga kui sa nüüd võrdled näiteks, et ongi, et Ernake, nad on ikkagi selles mõttes sarnased, Ernake ja Mini-Erna, et ühest sa oled olnud võistleja, teisest sa oled nüüd on ju korraldanud, et kumb on põnevam, kas olla ise seal sees või korraldada kogu seda asja? Kui ma olen olnud võistleja, siis ma mõtlen, mis nad seal staabis ikka teevad, et joovad seal kohvi ja loevad need punkte kokku ja panevad niimoodi. Aga juba Ernakese ma tegelikult tundsingi seda, et tegelikult staabitöö on ka ülivastutusrikas, et see kõik, see haldamine, see punktide, süsteemide ja juhendite väljatootamine, siis tegelikult on hästi palju tööd ja ettevalmistust. Ja nüüd Mini-Ernal jätkuvalt sain kinnitus sellele, aga ma ütlekski Ernakese kogemus, mida me Viruga tegime 24 aastal. Oligi siuke hea käeharjutus, et nüüd nendest vigadest oleme saanud õppida ja siis nüüd me oleme saanud seda Mini-Ernat teha siin veel paremini. Mis see nagu suurim õppetund on olnud, mis sa oled kaasa nüüd võtnud praegu? Oligi näiteks see, et meil oli personali veidi liiga vähe kaasatud, et selles suhtes nüüd me olemegi seda personali suurendanud, meil on nagu ka tulnud neid inimesi juurde, et väga paljud siin, kes meil on kohtunikud või tagavad tagalat, siis nemad on ka endised noorkotkad ja kodutütred, et need, kes kas siis eelmisel Ernakesel olid juba ka 0 tiimi näiteks tegid ja kes on ka käinud ise Mini-Ernadel ja Ernakestel. Aga kui me räägime nüüd praegusest Mini-Ernast, sul on juba päris palju kogemust all erinevate patrullvõistlustega, siis mis teeb selle Mini-Erna sinu arvates eriliseks? Kindlasti see, et see on 30. Mini-Erna, juubeli Mini-Erna ikkagi. Ja tegelikult selline, ma lootsin, et see läheb natuke suurema hoo saab külge, et ma otsisime välja, tegime statistikat, et millised maailmad on võitnud, kes on olnud nendest tiimidest nende aastate jooksul ja siis me kirjutasimegi nendele noorkotkastele, endistele ja osad on ka veel praegused, et kas te tahate tulla, et me teeme 30. Mini-Ernat, et pakume teile sellist asju, et saate teha kontrollpunkti, et kõike ja tuldigi ja selles suhtes minu väga suur hea üllatus on see, et kui me otsisimegi, siis väga paljud neist on läinud tegelikult edasi Kaitseliitu, mis on tegelikult ongi kõige parem eesmärk, mis me üldse saame saavutada. Endised noorkotkad, võitjad on rajal, tegid väga lahedaid kontrollpunkte ja ülesandeid ja loodan, et leidsid aega ka võistlejatega veidi vestelda ja oma kogemust jagada. Mis üldse peakohtunik teeb? Mis su roll üldse tegelikult on? Kuna meil Virus seda korraldusmeeskond oli natuke vähe, siis ma olengi hästi palju erinevaid ülesandeid võtnud, ehk siis me mõtlesimegi kõik koos välja need punktid. Minu ülesandeks oli siis ka juhendid välja töötada, see hindamissüsteem, ehk siis ma olengi nüüd seda hindamist teinud, kandnud punkte tabelisse praegu võistluse jooksul, delegeerinud ülesandeid laiali, mida ma ise teha ei jõua. Natuke punkte juba mainisid. Mis on kõige põnevam punkt sinu arvates, mis siin praegusel Mini-Ernal on? Tegelikult meil on päris palju selliseid
päris palju selliseid üllatuslikke punkte, ma ütleks, et No nii. mida keegi otseselt ei ootaks, et oli selline punkt nagu klaviatuuri kokkupanemine, et võistlejad ise olid ka tegelikult üllatunud ja see osutus päris raskeks, et nad pidid panema siis klaviatuurile klahvid peale ja siis pidid edastama teate, et see oli selline päris põnev. Siis mis meil veel on olnud? Postkasti ülesanne tegelikult oli päris lahe, sinna kahjuks kõik võistkonnad vabatahtlikult ei läinud, vabatahtlik ülesanne oli, et kõik ei läinud sinna, et seal oli ka koodi murdmine, et pidi erinevaid raamatuid lappama ja sõnu lugema lehtede pealt. Ja siis tegelikult ma ütleks, et kõige legendaarsem ülesanne tuleb ikkagi viimane ülesanne, No nii. et seda viib läbi meil Katsiliidu veepeal, üle veepeal Harkvan. Et Harkvan teeb sellist ülesannet, kus siis tema on üle kuulatav ja võistlejad peavad selgitama välja, millist isikut ta mängib. Ja võistlejatel on ees selline mängualus, kus on siis 24 nägu ja siis nad saavadki küsida, et kas on mees või naine. Ainult 2 küsimusi, siis saavad panna sealt nägusid alla, et kas sa mängid kodutütarde peavanemat. Et sellised meie organisatsiooniga seotud näod ja üleüldiselt, et Ma tean, niisugune mäng on ka olemas, ma olen mänginud niisugust mängu, mis ongi täpselt sellele üles ehitatud meil. see ongi sellele üles ehitatud, et me võtsimegi selle mängu aluse ja siis panime sinna need näod sisse. Väga põnev. Ehk siis kuna praegu on ju võistlus poole peal, keegi võistlejatest ei tea seda. Keegi ei tea seda ja keegi, me veel ei tea, kuidas see veel välja kukub, aga vaadatakse Harkmanile endale väga meeldis see idee sellest ülesandest. Okei, ma loodan, et see läheb hästi. Et see läheb ka peale, see tundub juba väga põnev sinu selgituse järgi. Aga mis on nüüd ootamatus? No üks ootamatus on see, mis õues toimub, on see ilm, on ju. Kuidas te olete pidanud sellega toime tulema, et kogu aeg sajab? Selles suhtes ma ütleks, et sajab vähem kui selle aasta järnakesel, et selles suhtes on juba võit, aga otseselt me tegelikult olime valmis ka selleks ülesanded, mis nõuavadki sellist kuivemat pinda, et siis neisse me olime organiseerinud juba pop-upid ja et tegelikult kõige suurema katsumusega peavadki hakkama sama võistlejad, et eks me tulime neile vastu ka sellega, et puhkealal me lubasime nad esindajate autodesse siis puhkama ja sooja koguma, et loodetavasti see annab motivatsiooni ja jõudu juurde, et siis ülejäänud pool edasi töö. Praegusel hetkel nad ongi seal puhkealas, nagu ma aru saan. Ma loodan, et siis juhendajatel on paagid täis ja autod töötavad, on ju? Loodame. Aga mis on veel ootamatused, mis on ette tulnud? No näiteks seesama klaviatuuripunkt tegelikult, idee oli päris hea, võistlejad ütlesid ka, et tegelikult oli huvitav, aga oligi see, et kuna seal oligi nii niiske ja seda sodi oli nii palju, et sinna klahvid lõpuks jäid kinni, ehk siis tegelikult me tulemused selles punktis pidime tühistama, aga selles suhtes ma arvan, et väärt kogemust igal juhul. Aga kui sa peaksid andma niisuguse üldise hinnangu praegu, no võistlus on ju poole peal, pool on veel ees, aga sellele poolele, mis praegu toimunud on 1-10, mis sa ütleksid? No ma ütleksid niisugune tugev 7, võib-olla isegi 7,5, selles suhtes, et ma ise natuke kartsin, et see rada on lihtne või et nagu me kui me ajagraafikut tegime, et siis me panime sinna aega juurde ja mõtlesime, et äkki nad jäävad liiga nagu istuma, et kui sajab, et siis peab istuma seal tund aega varem punktis, et see ei ole ju ka hea, aga vastutegevus on suutnud seda vältida, et nad jõuavad sinna tund aega varem kohale. Nii et selles suhtes ma ütleks, et on olnud tasakaalus. Ma ei tea täpselt, mida võistlejad rajalt ütleksid sulle, aga selles suhtes niimoodi, kuidas see staabis paistab nende vastutegevuse siis teadete poolt, et kes on vahele jäänud ja trackeri jälgides, siis tundub, et tegelikult sujub. See vastutegevus on alati niisugune kuum teema, on ju, sest et mõndadele see vastutegevus meeldib, teise arvates vastutegevus kiusab ja mõned ei näe vastutegevust üldse, on ju. Et kuidas sul praegu tunne vastutegevusega on, kas on tulnud ka mingeid selliseid suuremaid prohmakaid kellegi poolt, kes on öelnud, et vastutegevus on liiga jõuline või et on elusid ära võtnud või just praegu tundub, et tegelikult on nagu väga hea seis? Tegelikult tundub sujuv, et need samad mehed, kes teevad meile seda vastutegevust, tegid juba ennakesel ka seda, nii et neil on juba ka selle võrra kogemus olemas. Ütleks, et arengukohti kindlasti on, alati on, aga ma ütleks, et sujub küll. Enne kui ma lasen siit teele nüüd tagasi tööle, siis on üks küsimus, mille ma küsin kõigilt ka. Küsin sinult ka, mis loom kirjeldab selle aasta võistlust kõige enam?
ma esimese hooga ütleks karu, sellepärast et kui me rada läbi käisime, siis karujälgi oli ikka päris palju. Aga ma tegelikult ütleks, et pigem sihuke saarmas. Sihuke veits, sihuke veeloom, et vaata olema, et see rada läbi teha, aga tegelikult on sihuke väike armas ja karvane. Et tegelikult on sihuke 30 mini-erna ja puhkalast saab pannkooki ja viimases ülekuulamispunktis saab Harkmaniga juttu võsta, nii et Pannkooki saab puhkalas. Nad ei teadnud seda osa. Nad ei teadnud seda. Ma arvan, et see on nagu suvepäeval jäätis. Ja saab veel soolaseid ja magusaid pannkooke. Ja töö, ma ütleks selle peale ainult. Aga ma lasen sind ära, meie lähme otsime uued inimesed üles, kelle käest ka küsida erinevaid mõtteid ja emotsioone. Aitäh sulle, et sa leidsid selle aega. Ja, kohe läheb üle juba valgeid, nii et kannatab ennast. Nii, olen saanud siia paar noorkotkast. Tutvustage ennast, mis malevast olete ja kuidas praegu rada olnud on? Tere, mina olen Karl Lääne-Malevast. Ja mina olen Elmo Lääne-Malevast. Ja kuidas rada olnud on? Minu jaoks on rada olnud pigem raskepoolne ja natuke sihid on kauad ära vahepeal, aga muidu on täitsa äge rada olnud. Jah, rajal pole midagi viga, aga väga vihmane ilm on ja kõik muru on märg, nii et pükse pole lootustki kuivana hoida. Aga noh, muidu on väga lahe. Olete varem ka mini-erna käinud? Jaa, ühe korra. Ja sina? Eelmine aasta käisime ka samade meeskonnaga. Aga kuidas võrdlete eelmisest aastast ja seda aastat? No, eelmine aasta oli ilm kõvasti parem, aga väga ei oska nagu mingit suurt vahet tuua. Jah, ma ütleks ka sama. Ja olete valmis nüüd teiseks pooleks, mis on jäänud? Kindlasti. Alati valmis. Super, aitäh teile ja soovin teile edu. Aitäh. Ja lähme meie vaatame edasi. Nii, me oleme kätte saanud mõned esindajad ja uurime nende käest ka, kuidas neil vahepeal läinud on. Ehk siis tutvusta, kes oled, kust tuled ja kuidas tunne on? Minu nimi on Siim. Ma tulen Tartust, pigem väsinud ja lõunasöök oli liialt karm, et see on näiteks. Mis lõunasöögiks oli? Mingi üliterviklik sealihavorst. Keegi mäletab selle nimetust, siis parem midagi. Iberia siga. Aga kuidas juhendajana tunne on? Või esindajana, vabandust? Selles suhtes ma arvan, et on hästi. Ma ei ole midagi suurt tarka siin teinud, aga eesmärgid, mis me endale on seadnud, neid meil vähemalt tiim on suutnud täita siiani ja selles suhtes on kõik hästi. Super, anname aga edasi. No nii, tutvusta, kes oled ja kuidas on? Mina olen Merike, olen siis Tallinna tiimi esindaja. Minu jaoks on siis mini-erna esindaja esimest korda kogemus. Mul on tunne väga hea, sellepärast et tiim jõudis siia punkti ilusti 4-liikmelisena ja rõõmsa ja õnnelikuna, nii et ma arvan, et siit saab ainult paremaks edasi. Aga kuidas on, kui sa nüüd võrdad, siis ma tean, sa oled Ernak käinud, Ernak ja mini-erna, kuidas on? Ma arvan, et suht samasugune. Loodan, et tuleb 3 tuugel. No väga hea, super, nii. Harju, Mattias ja esindajana, kuna poisid on nüüd autos, siis on see koeraiis. Selle üle mul hea meel ei ole, aga muidu on poisid tublid ja see teeb mulle ka head meelt. Ja siis üks küsimus, mida ma kõigilt küsin, on see, et kui mini-erna peaks olema mingi loom, mis loom ta oleks? Kuidas te kirjeldaksite? Saarmas, märg. Märg, Kameelion, eripalgeline, igas punktis erinevat värvi. Ma ei tea ühtegi looma, mis kunagi alla ei anna. Laiskloom. Aeglane, aga järjepideva. Sihikindel. Parasiidid ei anna alla. Parasiid. Ma ei tea mingit looma, aga tükki loom, kes ei anna alla, kes siis raiub läbi kõigest. Ehk siis see mini-erna just, kui ma võtan kokku teie loomad ka, on selline natukene märg, natukene niiske, aga samas võidub ka lõpuni. Ma arvan küll. Ma ütleks ka. Jah, kõik ütlesid jah. Jah, super, aitäh teile ja lähme meie liigume edasi. Ja nüüd oleme jõudnud ühte kontrollpunkti. Kontrollpunkti läbiviija on meil siin. Aga räägi natuke, kes sa üldse oled ja kuidas sa oled siis Viru Malevaga seotud? Olen siis Martti Miir, olen noortekotkaste Viru Maleva pealik.
seda siis sügisest saati ja hetkel olen siin siis punkti läbi viimas. Kuidas on olla malavapealik? Ütleme niimoodi, et töö kõrvalt päris huvitav, aga olen hakkama saanud veel, et pole takistusi ette tulnud ja probleeme ei esine. Ja mis siin punktis saama hakkab? Punkt veel käima läinud ei ole, 25 minuti pärast hakkab, aga mis noored siin tegema peavad? Punktis ülesanne on tegelikult lihtne, noored tulevad siia, siin on ülesandeks siis tule tegemine, noortel on kaasa võetud endal 4 erinevat tule tegemisvahendit, peavad saama nendega põlema siis aja peale teeküünlad, 4 teeküünalt. Iga erineva vahendiga on erinev koefitsient, mis pärast korrutatakse selle ajaga, mis kulus siis küünla põletamiseks ja kõige väiksem tulemus on siis kõige parem tulemus meie silmis siin. Ja mis sa ennustad, kuidas siin noortel minna võib? See on niisugune tore koht, et kui kastist välja mõelda, siis tegelikult saab selle asja väga lihtsalt ja väga kiirelt ära teha. Lihtsalt on see, et kas noortel on seda mõtlemist veel peale nii-öelda siis öist rännakut, et mis neil on olnud selja taga praegu ja seda ilma ka. Kuidas sina lahendaksid selle? Räägi meile see saladus välja, et pärast noored, kes kuulavad seda, saavad teada, kuidas sina oleksid seda teinud. No mina oleks teinud niimoodi, et ikkagi tulemasinaga võtame kambaga 4 teeküünalt, paneme kõik teeküünlad kokku ja siis ühe leegiga paneks lihtsalt põlema need. Sest võistlusvahendis või ülesande kirjelduses on kirjas, et ühe küünlaga ei tohi teist süüdata, aga kui need kõik on koos, siis keegi ei tea, kuidas see kõik süütas ja tulemasin süütas need. Okei, väga põnev. Ma loodan, et üks grupp, punt noori tuleb vähemalt selle peale, kui ei tulnud, siis järgmine kord tulge selle peale, lugege juhendit veel täpsemalt. Aga räägime natukene ka, et kuidas üldse läinud on sinu hinnangul see Mini-Erna, me oleme poole peal. Mis tunne on? Praegu on olnud niimoodi, et kõik sujub selles suhtes ladusalt. Eks siin ole olnud juba katkestajaid, aga vaadates seda ilma ja ka maastikud, mis siin on, siis on täiesti arusaadav ja ikka juhtub. Aga noored on olnud siiamaani tublid ja jõudnud nii kaugele ja loodame, et jõuavad kõik ilusti lõppu ka. Aga mis sinu roll on olnud? Üks on sul see kontrollpunkt, aga kas sul on veel mingeid rolle olnud seoses Mini-Ernaga? Jah, ehk siis stardis olin abis, kus oli siis neil paadiga vaja sõuda teisele poole kaldasse, kui ka varasemalt juba ettevalmistuste tegemistega ja kõikeste niisugeste muude asjadega, mis hõlmas seda, et asi siin sujuks ladusamalt. Mis sinu arvates kõige põnevam punkt noortele võiks olla? No, mis ma isiklikult arvan, on punkt, kus nad pidid raadiolainega otsima siis üles mäe otsas asuva kasti, kus nad said koordinaadi kätte, sest et minu arust, kui ma ei eksi, niisugust punkti pole varem olnud, siis võis noortel olla huvitav. Okei, väga huvitav. Sa oled noorkotkas olnud, on ju? Kas sa oled Mini-Ernast osa võtnud? Ei õnnestunud kahjuks osa võtta, kuna ei olnud tol hetkel piisavalt silmapaistev ja rännakud ei olnud tol hetkel minu teema. Aga nüüd rännak on sinu teema? Peale ajateenistust täitsa meeldib rännata. Aga mis teeb selle Mini-Erna sinu arvates eriliseks? Eriliseks teeb, ma arvan, selle see, et siin see loodus, mis meil on ja see ilm, need 2 asja kokku panna, teeb selle asja nagu keeruliseks, aga samas on nagu huvitavam, et ennast lõpuni suruda, ületada enda piire. Jah, siin võib ka loomi kohata, siia sõites nägime isegi karu. Mina kuulsin, et ühed noored nägid põtra, jooksis üle tee nendega, nii et karu ja põdrad ja kõik liiguvad siin. Aga ma küsin alati lõpetuseks, kuna ma tean, et sul kontrollpunkti jaoks on vaja ette valmistada ka, siis ma küsin lõpetuseks kõikide käest ka, et mis loom sinu arvates Mini-Erna sellel aastal on? Loom. Ma ütleks, et kobras äkki. Miks kobras? Just sellepärast, et vaatamata sellest, mis ilm on, noored teavad, mis nad peavad tegema ja nad teevad seda, üritavad lõpuni minna. On märg, lähevad edasi, suruvad läbi. Super, aitäh sulle, ma soovin edu selle punktiga, ma loodan, et paljud noored tulevad selle peale, et ikkagi ühe leegiga põlema panna see kogu asi ja meie läheme sujuvalt edasi. Oh, ta põleb. Oh my god. Ta põleb. Ma ei hoia seda, ta põleb. Oh my god, ma olen kõrval. Nii, järgmised kotkad on kätte saadud. Tutvustage ennast. Kes te olete, mis malevast tulete? Järva malevast tulen, ma olen Martin Raudsepp. Mina olen Raiko Fröi. Ja mina olen Randel Nugis. Nii, aga rääkige natuke, kuidas läinud on? Pool rada on tehtud, pool on veel ees. Kuidas tunne on? Tunne on hea ja läinud on ka hästi. No ma ütlen, et on hästi läinud. Rada on kuigi karm olnud, aga ta on läbitav. Mis see raja karmiks teeb?
Ma ütleks ilm. Palju teil sokke kulunud on praegu? Kas kõik sokid on kasutuses, mis kaasas on? Minul ei ole kõik veel kasutuses. Ohoo, sul on lausa kuivi sokke. Mul on üks paar veel täpselt siin taskus. minul on kõik kasutatud. Aga kuidas meeskonnana läheb? Kas jagate üksteisele sokke ka, kui vaja on? Ja jagame ikka. Sul ei ole ühtegi paari, sa jagad hea meelega. Mina võtan. Kuidas poisid ütlevad, need, kellel sokke on veel? No, kui mul oleks rohkem, siis ma muidugi jagaks. Ikka sokk oleks, ma võin ikka nagu jagada ka. Aga mis kõige põneva punkt siiamaani olnud on? Ma ütleksin see piirivalve. Mis seal toimus? Pidime tiimiga leidma metsast ühe inimese, kes on illegaalselt tulnud Eesti riiki. Pidime ta sealt metsast emalduma ja siis teda nagu läbi otsima. Nii, kuidas teistel? No, ma ei tea, mulle öeldi seal, et on seal veel midagi, mida sa tahad teada temaga, siis ma andsin lihtsalt üle talle. Ma ei osa mitte midagi teada. Minule meeldis see ülesanne, kus pidid inimesi kaugelt binokliga tuvastama. Kas tuvastasid ära? Ja, kõik. Kes seal olid üldse? 2 naist oli ja 3 meest oli. Aga kuidas väsimusega on? Olete väsinud ka või pigem on lõpuni välja? Väsinud oleme kindlasti, aga pigem lõpuni välja ikka. Ja kuidas teistel on? Kas olete valmis selleks nii-öelda pooleteiseks päevaks veel? Ega siuke pool tundi lisaunde teeks veel halba, ma ütleks. Ikka teeks selle raja lõpuni. See on meie eesmärk. Super, aitäh teile, ma soovin teile edu, võiduka lõpuni ja õige pea on finiš ka. Tundub kaugel, aga tegelikult on varsti. Ja meie lähme siis aga edasi vaatama, mis toimub mujal ka. Ja siia on jõudnud siis tüdrukud. Vaatame, kuidas teil vahepeal läinud on. Teie olete siis 0 tiim, ehk siis teie olete see, kes esimesena läbib kõiki punkte. Kuidas teil vahepeal läinud on, eriti metsloobadega? No, me oleme näinud põtrasi ja nüüd nägime karu, nägime vist emakaru ja last ka ja. Jah, aga muidu läheb väga hästi. Punktid on väga toredad. Teed on kõnnitavad, metsad on märjad, vihma sajab kogu aeg. Kuidas tunne on teie esimene emotsioon siit punktist? Ehk siis saite teha nii-öelda aja peale tuld. Kuidas tunne on, kuidas läks? Hästi. Saime kõige raskema tehnikaga kõik põlema ikkagist. Aga mis on selline põnev juba kogemus, mis te saanud olete praegu? Kõige põnevam kogemus oli see, kui me läbi metsa läksime ja siis Karolin läks meil ees ja nagu ta teeb meile teed kogu aeg ja siis oli siuke hästi huvitav kraav. Vaatad, et siuke ilus kraav on, et saad ilusti astuda ja siis oli nii, et Karolin läks ees, astus, üks jalg jäi kinni. Läksin mina järgi. See oli mudavesi tegelikult. Läksin mina järgi, astusin sisse, jäin kinni, astusin teise jalaga. Pojusin põlvini sisse, Karolin võtab mu käest kinni ja tõmbab ühte kuidagi ei liigu lihtsalt. Ja siis ma ei tea, kuidagi ma sain välja ja siis tuli Rahe ja Rahe jäi samamoodi kinni kui me kõik. Te olite 3 kinni? Jah. Kuidas te välja saite? Ei no see oli nii, et me läksime järjest, et üks läks, siis me andsime tema välja, siis läks järgmine ja siis ta jäi ka kinni. Ja siis kuni kõik käisid läbi selle kraami. Aga kuidas praegu on, Rahe, sinul enesetunne? Pool rada tehtud, pool veel ees. Hästi. Kas sokke on veel kuivi? Üks paar on veel, aga see jääb hilisemaks, kui vaja on. Aga kas ville on ka juba tekkinud? Jaa. Aga enesetunne, mul on tunne, et kas te olete lihtsalt väga väsinud või päriselt enesetunne on hea? Hea on. Päriselt on hea. Aga kuidas on võistelda nii-öelda poiste võistlusel, noortekotkaste võistlusel tüdrukute tiimina? Uhke tunne on ikkagi poistega samaväärset rada teha ja arvestades, et mõned poiste tiimid on nagu maha juba tulnud ilmastiku pärast ja et meie oleme ikka veel siin, on ikka uhke tunne. Ja lähete võiduka lõpuni, ma saan aru? Ja muidu loomulikult. No väga tore, saadame teid teele. Loodan, et rohkem karusid ei näe. Ja võiduka lõpuni, ega muud ei olegi. Aitäh teile!
palun. Jotti on vaja kindlasti. Jott, pange jott paika. Üks on kuskil siin. No see on kuskil keskel siin. Jaa, pane sinna. Minu juurde on jõudnud Meelika, kes on siis peakorraldaja sel aastal Mini-Ernal. Tere! Tere! Räägi natukene üldse Kaitseliidust, enda taustast. Kes sa üldse oled Kaitseliidu mõistes? Mis teed siin? Kaitseliidu mõistes palgalisena ma olen siis noortekotkaste Viru maleva instruktor, siis juba 6. aastat. Vabatahtlikuna panustan siis Naiskodukaitsesse 13 aastat. Lisaks sellele olen siis ka Viru ringkonnas ka siis vabatahtlikuna kodutütarde rühma vanem ka. Nii et rolle on palju? Rolle on tõesti palju, jah. Võtame kohe selle Mini-Erna ette. Peakorraldaja, mis su roll on peakorraldajana? Peakorraldajana on minu roll see, et pigem oleks kõik see taust korrektne ja ehk siis kõik tagada, kõik kokkulepped oleksid korrektsed ja õigeaegselt siis ka olemas. Ja üsna suur koostöö ka siis selle peakohtuniga, et just et kõik need punkti ülesannete varustus ja kõik muud asjad. Aga vaatame natukene sellele eeltööle ja korralduslikule otsa. Kuna üldse eeltöö teil hakkas selle Mini-Erna jaoks? Minu meil tegelikult hakkas ikkagi vaikselt juba eelmise aasta lõpus peale, siis kui me hakkasime põgusalt niimoodi teemasid põrgatama, et mis ülesanded üldse võiks olla ja kuna tegemist on ikkagi 30. juubeliga, kui nii võiks täpsemalt öelda, siis Maaritil tuligi mõte, et kaasaksime siis eelnevate aastate võitjaid. Ja siis see hakkaski meeldima ja siis sealt edasi ja siis mõtlesime raja peale, kus me seda Virumaal võiksime teha ja siin kandis me ei olegi tegelikult ühtegi võistlust teinud, ma mõtlen just maakondlikul tasemel ka erinevate matkamängude näol. Et siis see tundus siuke põnev. Ehk siis siuke, ütleme, pool aastat on see toimunud? Jah, ma ütleks, et pool aastat jah, aga need viimased võib-olla tõesti mingi 4 kuud on siis on siuke intensiivne, et viimased raja läbi kõndimised ja kõik sellised asjad on ju. Aga mis sa ütleksid järgmistele, kes hakkavad Mini-Ernat korraldama, mis selle eeltöö juures nagu kõige olulisem ja tähtsam on? Ikkagi see meeskond, kes su kõrval on. Et loo enda kõrvale see meeskond, keda sa saad 100% usaldada. Et kui ongi, et keegi peakski kuskil mingil hetkel alt ära kukkuma, siis kõik teavad oma rolli ülesannetes, et jah, ikkagi see meeskond. Aga räägi natukene meeskonnast ka, kas teil on mingid nagu jaotused seal olnud, just kui valdkondade kaupa, palju teil üldse meeskonnas liikmeid on? No meie põhituumik on ikkagist, ma ütleks, et 4 inimest on ju. Kes need 4 inimest on ka, mis nende rollid on? Ongi, et mina, siis on ju Maarit peakohtunikuna, tema abi on siis Peep on ju, ja siis ka Enel. Enel oli ka pigem siuke taustaroll, et vaatas kõik üle, et oleks ühtselt mõistetav kõik, võib-olla mõni asi ka keeleliselt korrektne ja siuksed asjad, et tema on meil rahulik, et kõik hoiab joone peal. Et siis kohati võiks öelda, et see Mini-Erna on perekond Puusikute pereüritus, et kõik pereliikmed panustavad siia. Aga kui vaadata laiemalt, on need 4 on ja siis kes siin ümber, umbes nagu, et palju seda meeskonda on, need, kes ka punkte korraldavad, need, kes on vastutegevuses? No me oleme siin arvestanud kuskil 35-40-ga, kui me nüüd ei räägi veel vastutegevusest, kus meil on siis veel ka 14 inimest kaasatud. Okei, et siis ikkagi kokku võttes 5-50 umbes? 50-60, jah. Okei, ikka päris palju on inimesi kaasatud. Kes kui palju panustab, mõni rohkem, mõni vähem. Aga kas Kaitseliit ja Naiskodukaitsjad ka on toimetamas? Jah, ikka. Nad ongi vastutegevuse näol on erinevates punktides on nad kohtunikud ja Naiskodukaitse on meil ka näiteks puhkealal valmistavad noortele pannkooke. Kui ma eelnevatel aastatel olen käinud kaasas esindajana Mini-Ernadel, siis puhkeala on ikka olnud see, et noored ise vaatavad, et kas nad magavad, teevad ise endale toitu, aga meil tuli mõte, et võiks pakkuda siis pannkooke, nii magusat kui ka soolast.
ma arvan, et sa oled osa võtnud varasematest miniernadest ja ernakestest ka oled mingil määral. Mis eristab sinu arvates seda miniernat? See juubel on ju ka sinna juurde, et see on juubeliaasta, aga mis eristab sinu arvates? Ei oskagi tegelikult võib-olla nii midagi välja tuua. Võib-olla seda, et minu jaoks on ikkagi sellel aastal see ekstreemne ilm, ikkagi see vihm on ju. Et kui ma olen eelnevalt käinud, siis on minierna alati sattunud kuumale ajale. Mina isiklikult arvan, et mina ka võistlejana saaksin kuumas paremini hakkama kui vihmaga. Aga see on ainult minu arvamus. Okei, väga põnev. Aga natukene ka sellest eeltööst ja korraldusest. Kui keeruline see on korraldada miniernat? Ta alguses tundub siuke, et mis me siis ikka, et võtame teeme ära aga siis ongi, et mida aeg lähemale tuleb, lähed teemadesse süvitsi. Tihti juhtub ka seda, et sa teed mõnega kokkulepped ära, kellel tuleb elu vahele, kõik sellised asjad, et enamus asjadele tegelikult tuleb mõelda plaan A, plaan B ja vahest ka plaan C. Ja nii ongi. Olete pidanud rakendama ka plaan C-d mingites olukordades? Jaa, meil siin oli täitsa juhtum, kus ühe punkti kohtunikega oli meil algne kokkuleppe saavutatud, aga ei tulnud seda viimast jah-sõna. Siis me mõtlesime ringi, et me asendame neid ja siis 2 päeva enne üritust ütlesid, jaa, me tuleme. Siis jälle tõstsime nad midagi ringi ja praegu on kõik väga hästi sujunud, et ei saa küll midagi ette heita, et jah. Et peakorraldajana võid rahule jääda selle poole osaga, mis praegu on olnud? Täitsa võin jääda. Tegelikult on sellel nullil on väga oluline roll ja meil Kodutütarde Rapla tüdrukute näol on väga tugeva nulliga, et nad käivad väga tublilt kõik punktid läbi, annavad kohe tagasisidet. Olete muutnud ka midagi, kui nad on öelnud tagasisidena? Jaa, mõne punkti täpse asukohaga vaata, et see on tulnud välja ja sellised asjad ka, et jah, ikka oleme. Palju sul, et sa oled peakorraldaja, sul on väga suur roll seal eeltöös. Praegu, mis su roll on siin praegu, on minierna poole peal, mis su roll praegu on? Mis sa teed praegu? No praegu ma ei oska eemal hoida ennast, et ma ikkagi mõtlen ka kohati ka selle peale, et kas, ma ei tea, tualetis paber on, aga ikkagist, kui tulevad esindajad, kui tulevad punktikohtunikud, ongi, et kuidas punktis läks, mis oli halvasti, mis läks hästi, et tegelikult tahaks ka kohe saada seda vahetut tagasisidet, et kuidas punkti on läinud, et edaspidi siis teaks ka selle kogemuse kõrva taha panna, et võib-olla mida võiks edaspidi muuta. Enne kui ma su teele lasen, siis küsin küsimuse, mida ma küsin kõigilt. On see, et mis loom kirjeldab selle aasta võistlust kõige enam? Mis loom? Ma ütleksin, et rebane. Miks rebane? Rebane on siuke vaikselt hiiliv ja lõpuni käiv. Aitäh, et sa olid nõus rääkima natukene. No nii, ma olen kätte saanud ühe Tallinna noorkotka, kes ei maga. Nii et tutvusta ennast. Kes sa oled? Minu nimi on Dirk Märs, ma olen Lilleküla rühmast ja ma olen Tallinna noorkotkas ja ma olen olnud noorkotkas nüüd kohe tuleb 9. aasta. Ja kuidas rada on? Rada on väga märg, päris palju võsa on, me nägime just viimane kord nüüd Põtra, jooksis mööda, mis väga hirmus oli. Aga muidu on minul on väga hea tuju. Aga mis kõige põnevam punkt praegu olnud on? Kõige põnevam punkt on minu arust olnud piirivalvepunkt, kus me pidime vaatama, kinni püüdma siis nii-öelda piiriületaja, kes oli ületanud siis illegaalse piiri ja pidi tema siis tooma siis nii-öelda Eesti territooriumilt tagasi politseisse siis nii-öelda. Okei, ja meeskond toimib kõik on hästi teil? Meeskond toimib väga hästi praegu, jah. Super, ma rohkem sind ei säga, soovin sulle edu, äkki magad natukene, enne kui pead minema teele ja võiduka lõpuni. Suur aitäh! Tublid poisid! No poisid, esimene emotsioon? Emotsioon on laes. Mega. Me teame, meie oleme võitnud. Väga õige. Meie silmis me oleme võitnud.
ohoh, juba medalid kaelas ja mega tublid. Harju noorkotkad! Teine koht. Tartu noorkotkad. Nagu osavamad lugejad on juba aru saanud, siis esimene koht Tallinna noorkotkad. Tuleb! Jooks! Jooks! Jaa! Tehtud! Mega tublid olete. Noh, esimene emotsioon. Väga mõnus on. Väga kuiv on olla. Ma arvan, et see mägi on nii järsk. Kuidas sul? Päris mägine. Päris mägine. Ja Paimetsa. Kõik hästi? Muda oli magus. Tõesti kõike väärt seda. Kõike väärt. Super. ma loodan, et see andis juurde ka seda indu, et järgmine aasta ise korraldada mingi võistlus või võtta osa Ernakesest või miniernast. Nii et loodan, et oli põnev vaatamine, põnev kuulamine. Kui sa hetkel ainult kuulasid seda, siis minu soovitus on vaadata seda ka videoga, sest et see annab veel enam seda emotsiooni edasi, mis siin tegelikult kõik toimus selle päeva jooksul. Nii et aitäh, et sa kuulasid ja meie kohtume juba õige pea ja räägime teistel teemadel.